Tere, minu nimi on Helari Helnurm ja tahan sulle öelda täna, et elu on eriline. Ja eriline sellepärast, et elus on nii palju võimalusi, nii head kui halba. Aga kahjuks olen mina oma eelnevas elus palju halba valinud. Ja sellest ma tahan täna rääkida. Ja ma olin täitsa tavaline noormees ja käisin pidudel ja nii edasi, aga millegipärast oli mu südames auk. Ja ma otsisin sellele vahendid, et ma ei peaks sellele augule, selle tühmikul mõtlema. Ja siis käis pidudel ja joomikutel. Ühel hetkel saab raha otsa. Ja siis ma tegin seda, mida ma oskasin. Minnes koos sõpradega tänavale, röövides inimesi ja neid pekstes ja kõik, mis sinna juurde käis. Ja ma olin ka oma nooruses igast asju korda saatnud, aga millegipärast ma ei olnud vahele jäänud. Ja ma ei mõelnud ka praegu sellele, et ma võin vanglasse sattuda. Aga see siiski juhtus. Vanglasse sattumine oli minu jaoks paras šokk, sellepärast, et see tõmbas piduri peale. Ma olin nüüd oma mõtetega üksi, oma tühjusega üksi, mis oli minu sees, eemal lähedastest, isoleeritus ja siis veel süükoorem. Ja ma mõtlesin, et elul ei ole enam üldse mõtet, sest mis elus on 8 aastat vanglat. Rääkides vanglaelust, siis seal on niimoodi, et kõik uued, kes tulid, neilt võeti asjad ära, kas siis jõuga või räägiti. Aga nende asjadega on selline lugu, et sa oled alles vabadusest tulnud ja sul on seosed nende asjadega. Et kas vend või õde või vanemad või keegi on sulle neid andnud. Ja sa mõtled nende peale, et nad on sul kallid, sest sa ei näe oma lähedasi ja seda erilisemad need asjad sul on. Ja siis, kui sul keegi need asjad ära võtab, siis nagu võetakse tükk sinust. Ja sellepärast oli algus väga raske. Aga ma arvasin sellega ja ma läksin selle vanglaeluga kaasa ja ka minust sai võtja. Vahepeal aga tõi mu vana mulle Uue Testamendi. Ta on usklik ja ta tegi seda, mida ta ise arvas paremaks teha. Ta andis oma varima, tõi mulle testamendi, et ma võiks seda lugeda. Ja ta ütles mulle ka, et kui mul raske on, et ma võiks seda lugeda. Ja nii ma tegingi. Ja kummalisel kombel mul tõesti hakkas parem, kui ma lugesin seda. Ja lasin sellel raamatul enda kõrval olla. Ma millegipärast austasin seda. Ühel päeval aga juhtus niimoodi, et meie kambrisse toodi uus mees. Ja nagu kombeks võetakse uutelt asju. Ja siis ma otsustasin talt ühe asja ära võtta. Aga kui ma olin seda teinud, siis millegipärast ma vaatasin talle silmadesse. Ja tavapärase kättemaksu ja viha asemel oli seal samasugune üksildus ja teadmatus, lootusetus, iseenese süükoorem. Ja see lõikas minusse. Ja ma otsustasin, et ma pean talle selle tagasi andma. Aga vanglas on selline seadus, et kui oled midagi võtnud, siis tagasi ei anta. Nii et ma pidin seda salaja tegema. Ja sellest päevast alates ma rakendasin seda põhimõtet enda elus, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. Korra oli kõik mulle nii vastik, mida ma olin teinud. Ja kõik halb, mis minus oli, ma tahtsin seda välja saada. See oli nii koorma mulle, et ma tahtsin seda rebida enesest eemale. Ja kohtupäevaks ma otsustasin, et ma räägin kõik ära nii, nagu on. Kuigi ma teadsin, et see võib mulle karistust juurde tuua. Ma siiski ei suutnud seda kõike enam eneses hoida. Tahtsin seda välja saada. Aga üks mu luterlasest sõber palkas mulle advokaadi. Ja see advokaat peale minu ülestunnistust lükkas röövimise avaliku varguse peale, mis tähendas väiksemat karistuse alammäära ja kardetud 8 aasta asemel sain 4,5. Ja see tegi mind tõsiselt õnnelikuks, sest ma olin mõelnud, et ma nüüd 8 aastat tõesti pean istuma. Olin ikka aktiivselt piiblit lugenud ja uurinud ja rääkisin ka selle luterlasest sõbrale, et mul usuhuvi on ja et mul on palju lugenud ja ta saatis mulle leeriõpikuid. Ja siis ma neid uurisin kõvasti
piibel kõrval ja aga siis mingil päeval tundsin, et kuidagi nigel on, et ma uurin neid usuasju ja siis samal ajal teen suitsu ja siis ma otsustasin, et ma pean suitsetamise maha jätma. Ma olin seda küll üritanud, aga see ei olnud õnnestunud varem. Nüüd ma otsustasin, et nii kui isupäeval tuleb, loen piiblit ja palvetan. Ja nii ma tegingi. Ja ma pole nüüd 6,5 aastat enam suitsu teinud. Rääkisin siis sellest otsusest koos Jumalaga vanaemale, tähendab, ma kirjutasin talle. Ta oli nii õnnelik selle peale, et ta läks kogudusse ja rääkis vendadele, et ma teen häid otsuseid koos Jumalaga. Ja et palus, et nad kirjutaks mulle. Ja nad kirjutasidki. Ja kuigi nad kõik kirjutasid erineval ajal, 3 oli neid mehi, aga need kirjad jõudsid minuni ühel päeval, 3 kuninga päeval. Ja nad rääkisid seal oma usus käimistest ja kuidas Jumal neid on kandnud. Ja see puudutas mind. Ühes kirjas oli ka patuse palve, et kuidas anda oma elu Jumalale ja et ta andestab kõigile. Ma olin kogu aeg mõelnud, et kuidas mina võin andeks saada, et ma olen nii palju kurja teinud. Aga siis mul tuli meelde Paulus, kellest ma olin lugenud, kes oli palju kurja teinud. Tema oleks saanud andeks. Ja siis ma mõtlesin selle peale, mõtlesin selle patuse palve peale, mis seal kirjas oli. Ja ma lugesin selle kaasa südamest, et Jumal annaks mulle andeks ja tuleks minu ellu ja juhiks nüüd minu elu. Ja kui ma olin seda palunud, siis mind vabastas miski ja tundsin, et rõõm voolab minu sisse. Ja ma tõesti ei suutnud ennast kuidagi tagasi hoida, et millegipärast see tühjus, mis minus oli olnud, seda ei olnud enam. See oli täidetud rõõmuga ja rahuga ja vabadusega. Ümber olid küll müürid, aga mu südames oli vabadus. Ja ma otsustasin, et sellel päeval alates sellest päevast ma käin koos Jumalaga mööda teist teed. See oli minu lugu, kuidas Jumal mind puudutas ja muutis. Kui ma olin mõelnud sellest hetkest alates, kui ma sellelt mehelt selle asja ära võtsin ja mõtlesin, et tahan paremaks saada, siis mul on punnitanud, aga kuidagi vaevaliselt läks see tee, et paremaks muutuda. Aga selles hetkes, kui ma lasin Jumalal enese sees tööd teha, kui ma andsin talle oma jah-sõna, peale seda läks kõik kiiresti. Paari kuu jooksul muutusid mu mõtteviised, harjumused, kõnepruuk. Ma läksin seal vanglas tööle, lõpetasin keskkooli ja läksin ülikooli kaugõppesse vanglast. Tänast päevaks ma olen vaba ja räägin teile oma lugu, mida Jumal on mulle teinud. Sellepärast on elu nii eriline, et kuigi sa võid olla põhjas, aga lootus Jumala peale võib see sind tagasi üles tuua.